Et selles suhtes jah, et see selle aasta ja eelmise aasta lõpu talv on ikka väga halb olnud, et suured lumesajud vahelduva vihmaga, et see on igal pool veetasemeid kõvasti tõstnud. Langipinnad on kõik pehmeks jäänud, talvele planeeritud langid meil praegu nagu kõiki ära teha ei õnnestu, et see nagu nõuab meilt hästi palju oma plaanide ringi tõstmist, et ja head planeerimisoskust ja vajadusel siis kiiret reageerimist jälle, et kui midagi jälle uuesti peaks kuskilt ära minema. Aga puiduvarmise seisukohalt me ikkagi püüame oma siis lubatud materjali ikkagi ära raiuda ja siis tarnijatele seda ka toimetada. Aga erakordselt raske talv. Pehmel ajal, kui ilmastikud on ikkagi kehvad, et ei saa pika veoga lanke teha, et siis püüame leida siuksed raelanke, mis on teede ääres, ehk siis mööda vaalu. Masin nagu kahjustab kohe kindlasti nagu pinnast vähem, et oksavaal ikkagi nii palju kannab ja et see teeb töö natuke lihtsamaks ja ilusamaks. 400-meetrise mööda sihti, pehmet sihti vedu EVS teeäärne lank, et ilmselgelt see teeäärne lank on nagu oluliselt parem ja meie logistika mõttele ka siis, et saab materjali ikkagi kätte ja kohe kokkuostjale siis ära viia, et pikemate vedude puhul võib see asi pooleli jääda lihtsalt. Et langi pinnast mitte kahjustada, siis me panemegi, et ikkagi kasvukohad, mis on pehmemad, kus on nagu ikkagi pinnas turbasem, vesisem, mis iganes, et kõik koks, mis puu töötlemisest siis järele jääb, et see läheb masinal ratast alla. Ja see pannaksegi nagu masinalaiused maha, võimalikult hästi korrektselt ilusti ühtlaselt, et ei tekiks siuksed, et puu töötlemist on mingi hunnik jäänud ja siis pärast on tühjus või ikkagi operaator laotab seda laiali. Et siis, kui kokku veda, tuleb see materjal kokku vedama, et siis tema need kahjustusi, pinnase kahjustusi nagu ei tekita. Pehmetel pinnast on alati masinal topeltroomikut kindlasti all. Et roomikute laiused ka seal varieeruvad, et 900 millimeetrist kuni 1,5 meetrini. Metsaraja puhul ongi see kokkuvedu käibki meil enamasti mööda kvartali sihte. Enamasti me need sihid ongi siis kohe juba kuivendusega koos, ehk siis kraavimulde peal, mis on nagu tihtipeale enamasti kõrgem natukene kui metsaosa ise. Miks ta nagu meil pehmel ilma soosib see, et see on tehnorajatis ja siin meil siuksed seaduslikke karmepiirangud selles osas ei ole, et kui ongi ilm tõesti nii kehva, et me peame selle rööpasse sõitma, kui tööd on tehtud, kevadine jälle aeg on käes, linnurahu ajal siis tuleb kokk ja silub selle meil ilusti siledaks. Aga rööbas on tehnorajatis ja siin nagu olulisi piiranguid meil ei ole. Eks lihtsalt peab seda jälgima, et kui olukord on ikkagi nii kehv, et masin juba ise ei liigu, siis et küsimus on, et kas on mõistlik või mitte. Aga ilmad on paraku viimasel sellised, et see jälg tekib paratamatult, kui 40-tonnine masin edasi ja tagasi ühe koha peal hõõrub. Sõidab, et siis see on umbes sama hea näide, et kui autoga kartulipõllule sõita, et natuke märjama ilmaga 2-3 korda edasi-tagasi, aga tahtmata auto vajub läbi. Et sama on veel metsatehnikaga. Aga ongi, et see on aasta pärast on see silutud ja sügiseks on juba õrn rohukasv ka siin peal, et sa ei saagi aru. Lihtsalt võib-olla sügamerööpa puhul on see, et kui silumine on tehtud, siis võib-olla päris samal sügisel sõiduautoga ei tasu sõita, et see jälg vajab natuke tahenemist. Talvise materjaliga on lihtne, ta ei rikne, temaga võib kevadeni, seaduste järgi 1. juuniks peab olema lõigatud materjal väljas. Aga seal on ka agad, et kui ikkagi maikuus ka on nii märg, et ma seda pinnast lõhun rohkem, kui asi väärt on, et siis on lihtsalt see küsimuse koht, et kas selle kahjuga siis saab selle materjali kätte või ei saa. Et enamasti on ka nii, et ütleme, kui me tugevdame kokkuveoteid ka raialangilt võetud oksaga, kui see saab otsa, siis me oleme natukene püüdnud ka
mingid sügavamad augud täita ka madala kvaliteedise puuga ehk küttepuuga. Aga see ei tähenda seda, et kui kokkuvõõde ei kanna, me nüüd topime kõik seda materjali täis ja siis sisuliselt siis veame materjali muda sisse, et see kindlasti ei ole mõeldav. Et aeg-ajalt on protsessid võtnud ka minul näiteks isegi jaanipäeva lõpuni. Talide ongi meil siis siuke kokkuveotee, kus ongi läbi hästi pehme, ma ei tea, metsaosa jaoks tehtud tee talvel külmaga. Ehk siis kuidas see protsess välja näeb, on see näiteks, et pidev sõkkumine. Me oleme teinud oma praktikas nii, et ütleme, kui talide trehvab siukse hästi turbas, hästi pehme sihiga, et kraav on kõrvalt kohe võtta, et me oleme kopaga selle kraavi sette muda kõik lumele peale lisanud. Enne kogume lume kokku, sinna muda peale, siis toob kokkuveda veel oksa, kas enne seda või pärast seda, seal natuke vahet ei ole, et siis jääb kandma ja siis ongi, et on vaid pakast, et see asi kandma jääks ja pidevat sõkkumist, et siis külm pääseks ligi. Võtaks selle muda oksa siis segu kinni ja siis allapoole ka sügavamalt jääks ka pikemat aega kandma. Et seda jälgede jätmist kindlasti püüame vältida, aga see ei tähenda ja eelda, et need kunagi ei teki. Et suvel on samamoodi, tuleb langised maha raiutud, traktor tuleb langile, tuleb 2 päeva padukat, et mingist tahes-tahtmata kuskilt pinnas ikka annab järgi. Ja ka liivane pinnas annab järgi. Et me kindlasti püüame, planeerime neid asju niimoodi, et need jälgise maha ei jääks. Aga 100% kindlasti seda ei saa lubada, sest kuskil ikka neid pehmeid auke ka. Need me lihtsalt siis teeme korda ja nii lihtne see ongi.